tere hommikust. Teate, kui huvitav? Ma olen siin kõndinud juba mingi oma 10 minutit, kogunud mõtteid ja siis mõtlesin, et okei, ma panen nüüd salvestama. Ja enne seda oli totaalne vaikus. Ja nii kui panin salvestama, siis tuli lennuk. Teate küll seda müra on ju, kes siin on kanalil olnud. Ma mõtlen, no ma ei tea, kas on märk, et lõpeta nüüd kohe ära. Või lihtsalt see, et mõtle veel natukene. Noh, aga siiski. Teie ka, kes te seal blogipidajad olete või kirjutate mingeid postitusi või teete videoid, kuidas teil selle asjaga on? Ka nagu justkui mõte küps ja siis keegi midagi justkui tahab või mingi segaja tuleb vahele, siis sa mõtled, et ei tea, kas see on märguanne sellest, et ei peaks seda tegema või ei peaks seda nüüd tegema, natukese aja pärast. Aga ma ei jäta jonni. Nii, teate miks ma siia tulin, on see, et oi. Kui lahe õhtu meil oli eile. Ma loodan, et teil ka. Et oli eile koolitus siis edukuse koodi kohta ja see mõte oli siis ikkagi eelkõige sellepärast, et te saaksite oma lähedasi rohkem tundma õppida. Ja kes on inimestega tegemises, ma ei oska seda paremini ütelda, no psühholoogid ja kõik sellised terapeudid, mentorid ja nii edasi, kes te aitate inimesi, siis teile on see väga hea tööriist, kuidas läheneda paremini, kuidas jõuda sinna üdimesse äkki. Niimoodi, jah. Ja kui sina nüüd ei saanud eile osaleda, ma sain osalt inimestelt veel kirja, et tal ei olnud võimalik osaleda, aga ta ostis sissepääsu. Te saate kõik salvestuse, nüüd ma arvan, et homme juba meilile. Kui sa homme, siis kindlasti homme saate. Vähemalt just praegu ma oma abilisega inglikesega Mirelliga rääkisin seda, et ma pean vaatama, kus memm on. Aba, kuuse taga. Vaadake, tuleb. Vaat selle suure kuuse taga. Opsti, tuli. Päike paistab silma, siis tal on kogu aeg sinna tunne, nagu mingi sein on ees. Vot, ja kes nüüd tegelikult oleks tahtnud tulla, aga olid mingid teised plaanid, või lihtsalt ei sobinud sellesse kuusse üldse, siis see tuleb sinna Fientasse ülesse. Saate seda ükskõik millal endale soetada. Kodulehel ka kindlasti tuleb infot ja teie, kes te olete uudiskirja endale tellinud, teid on teate kui palju. Jee! Ja nii kui ma ütlesin, et ma ei ole selline suur super uudiskirja saatja. Mulle ei meeldi endal ka väga tihti neid saada. Aga noh, nüüd te saate natukene rohkem kui muidu. Täna tuleb ka teile postkasti meenutus siis selle kohta, et täna on ametite kohta. Ja ma veitsa mõtlesingi, et ma räägin ametitest, milleks see on siis see, mis täna tulemas on. Ja ära muretse, kui sul on täna ka mingisugused mõtted või tähendab plaanid õhtuks, see on õhtu 6 paiku jälle, siis sa saad, kui sa soovid, sa saad selle endale soetada, sa saad järelkuulamise endale meilile. Või siis on see, et ta jääb ka sinna Fienta lehele üles, sa saad endale selle siis soetada, kui sul on selleks sobiv aeg, sobivad võimalused, kas või juulis või augustis või septembris. Et see info, mis ma täna siin üles panen ja räägin, on ka aegumatu. Ma räägin numbritest 1-9. Ja vaatame siis ka elude numbreid, kuidas need seal mõjuvad. Et see on hästi huvitav. Vähemalt minule. Jah, siis ma pean kätt soojendama. Nagu vähe soojust oli täna. Armastust on meil palju, aga soojust on vähe. Näete, Rossil on ka armastust nii palju, et oho, Rossi, tere. tere. Memm kihutab ka, kõik on korras. Nii, kari koos. Mina olen karja pealik. Teil, kellel on koerad ja kassid, kas teil on ka niimoodi, kui liiguta ühest toast tuppa, siis kogu see jada liigub teiega kaasas. Meil on vähemalt niimoodi. Elukaaslane ja lapsed täpselt teavad, kus ma olen, seal, kus on tirtsud, seal olen mina. Ja ametitest, teate, mis ma tahtsin siis ütelda? Nii nagu eilne edukuse koodi koolitus. Siis milleks see ametid on vaja? No teie, kes olete seal 60-sed, võib-olla olete ka lahtis küna ees, aga mis ma siis tegelikult tegema peaksin? Mul silmaalused läigivad, ma panin mingi kreemipoissi sinna. Ma reageerin ka teatud kosmeetikale,
kuigi mul on looduslikud vahendid kõik, aga siiski. Ma väga harva, kui kasutan neid asju näo peal, aga eile tahtsin olla ilusam kui muidu. ja ma tean, mis sa praegu mõtled, et sul pole üldse vaja meiki. No eile mõtlesin, et ikka panen natukene. Päris nii tsivo tüdruk oli. Jah, ma meeldin endale ilma maskita ka, ütleme siis niimoodi. Aga ametid, lähme tagasi. Vaata, kus Lussi on kase taga. Ma ei tea, kas te näete või? No, ei näe, vaat selle kase taga. No tähtsa, et memm on siin. Lussi leiab ise teekonna. Nii, ametitega on selline lugu. Vaata, kui teil on lapselapsed või teil on lapsed näiteks. Oi, kui värvilised inimesed liiguvad. Oi, seal keegi jookseb veel. Appi, kui palju inimesi. Vabandust. Oh, väga hea. Täitsa lõpp inimesi tuli korraga nii palju igal poolt. Neil on äkki mingi trennimaraton praegu. Ja, kõik on hästi, Rossi. Kõik on hästi. Ai, Rossi kohe ärutus. Nii, ametid. Ehk siis neid on, jah, mis ma ütlesin, kui me oleme selle üle 60, siis võib-olla me täpselt ei tahagi enam teada, mis meile sobib. Samas, miks ka mitte saada kinnitust, et kas sa oled õigel teel. Ja minu meelest teate, igas vanuses elu justkui hakkab uuesti. Vaat ma rääkisin teile kunagi, ma käisin õppimas inglise keelt siin Soomes. Ja kes mul olid seal? Mul 80-aastased 2 prouat, kellega oli täiega chill õppida inglise keelt. Lussi siia! Lussi! Oho, nüüd on küll üks inimene siin. Ma ei tea, kuidas ma see... Lussi, tule siia! Lussi siia! Lussi! Lussi ei kuula mind. Lussi! Siia! Lussi! Vot nüüd te näete siis. Lussi! Kasvatamatud koirad. Lussi! Oh, ma pean selle koera kätte saama. Lussi! Lussi siia! Lusku! Vaat nii kuri ma olengi. Nüüd natuke kõnnin kiiremini. Selline ma olengi. Kõnnime natuke kiiremini. Hopsti tuli. Väga hea. Lussiga on selline lugu, et ta kogu aeg kaitsta. Ja vaat muudan teemat praegu. Ma panen selle vääniku kinni. Nii, las ta kaitseb siin ketis mind. Siis on ohutum. Kuidagi 1-2 on praegu nii palju inimesi metsa tulnud. Kuigi kell on tõesti, ma ütleksin veel vara. Kell on mingi peaaegu 8. Aga samas on mul hea meel, et inimesed on juba pühapäeva hommiku kell 8 metsas. Aga ikkagi, mis see mees üksinda tegi siin? Kummikud jalas. Otsis minu kukeseene kohti. Nagu ma ikka nalja viskan selle peale. Ei ole minu kukeseened. Kukeseid ei ole veel. Issa mul näed, läks mõtte lappa. Ma tahtsin, et Lussi ei läinud taga kaasa. Aga võt Lussi ükskord kaitses mind. Nii nagu ta alati tegelikult teeb. Siis tulid ühed suured sellised koerad. Üks naine on, kellel on sellised suured valged koerad. Ma ei tea, mis tõuks on. Kui ma ei eksi, siis Janelil on sellelaadne koer. Hästi armsad pallid. Aga selle naisel on neid 6 sellist suurt või oli 4 suurt. Mul on selline tunne, et nagu 6 suurt oli. Ja siis 12 hästi pisikest. Neid on mingi sort, on neid väikseid ka. Siis 2 tükki suurt said lahti. Ja siis täpselt siin metsatukas, kui me praegu jõuame. Ja siis need kohe ründasid Lussit. See on selline ninatark, vaata. No võti peale seda nüüd Lussi kardab koeri. Inimesi ei karda veel. Jalgrattureid ka ei karda. Kuigi, vaata, kes ta kogu aeg näitab mulle, siis kui on suur koer kuskil metsas kaugel, siis ta tuleb kohe koputab mu jala peale, ütleb, emme, siin on koerad.
ja tegelikult isegi ma olen selle olukorrale väga õnnelik. Need koerad tegelikult polnud üldse pahatahtlikud, nad tahtsid mängida hoopis Lussiga, seepärast Luss on selline väike ülbik. Ja ta saigi täpselt nabakümpi oma ülbusega. No nii, laseme selle prääniku lahti, näete, siin ta on, ma lasen ta lahti uuesti. Läheme selle ameti juurde tagasi. See oli mu väike missioon. Näete, nüüd kaamera võbiseb siin käes. Mul tuleb jälle see asi meelde, kes oli see film, see Vanamees või? Lapsed kunagi näitasid mulle seda ja siis oli see Pitsu tule siia, Pitsu tule siia. Vaat meil on Lussi tule siia. Vaat. Ametite osa on sellepärast hea teada. Et kui te tahate oma lapselapsi suunata kuhugi, siis ma muidugi suunan selle koolituse ikkagi täiskasvanutele, aga kõikidest väikestest präänikutest tulevad suured präänikud kunagi. Ja ma annan selle valemi, kuidas seda arvutada. Kes juba rohkem mu kanalil on, siis ta teab seda. Täitsa pekis veel üks inimene punases. Kuidas see võimalik on? Ma pean lõpetama ära varsti, teate või? Ja kuidas neid nii palju on? Täna on mingi punaste inimeste päev äkki või? Ja mina olen klassikalises omas sinises jopes. Mul oli mingisugune punane jope ka kunagi. Siis ma passin hästi silma sellega. Aga noh, vaatame ohutult kodu poole. Ja nii, siis ametid. See tänane koolitus. Et kui sa ei saa osaleda, siis see jääb Ventasse soetamiseks ülesse. Saate teha seda ükskõik millal. Aga see, mis ma tahan tegelikult veel ütelda ka, et seda on siis hea sellepärast vaadata, et kui sa tahad suunda muuta, sellel aastal on hästi paljudel suunamuutus esil ja sa saad selles suhtes kinnitus, kas sa oled õigel rajal või sa peaksid täiesti suunda muutma. Aga need, kes mu kanalil kaua on olnud, siis teavad, et lennukid lendavad siin. Need, kes on kaua olnud kanalil, siis teate seda asja, et tegelikult isiklikust sünnikaardist tuleb neid palju välja. Miks seda on palju? Sellepärast, et seal on eelmiste elude ametid, mida sa oled kogenud, need on antud sulle toeks, ehk siis see tähendab seda, et sa oled selles juba tegelikult päris kõva käsi. Ja siis on vaja need sünkroniseerida nende teiste numbritega. Ja sealt võib tulla hästi palju huvitavaid asju välja, mida sa pole varem mõelnud. Aga selles koolituses, mis ma täna teen, seal ma räägin siis sellest, et sul oleks lihtsam aru saada. Nii nagu ma ütlesin, siis teen klassikaliselt 1-9. Siis teie, kes tulite eile sellel koolitusel edukuse kood, siis te saite juba aimu. Ma küll ei vihjanud sinna, aga küll te aimu saite. Ehk siis teil nüüd eilsetel osalejatel te saite ühe sooduskoodi. Ehk siis vaata see, mis täna hakkar rääkima, oleks sulle justkui teenuse mõttes selline käepikendus. Saad täiesti selle ka sisse lülitada oma teenustele. Vot. Eriti kihvt on see näiteks seesama edukuse kood ja siis ametite osa sellele inimesele, kes tegeleb juba astroloogiaga, human designiga näiteks, tarokaartidega, igasuguste kaartidega, võib-olla kanaldab, näeb ette, taha, keskele. Noh, saate aru küll, kes juba on nendel aladel kuskil tööl. See on teile justkui sinna käepikendus, sest need numbrid on täpselt sünnipäevast, sünnikuust, sünniaastast võetud, et seal ei ole mitte mingisugust sellist ennustamist. Ma pean jälle ette vaatama, et äkki on jälle mingi naine või mees punases. Vaat, et see on hästi selline konkreetne. Seal ei tuleta mitte midagi, seal lihtsalt võtad numbrid ja liidad kokku. Nii ongi. Kus ma veel tahtsin jõuda? Jaa. No vot. Siis läks mõte mujal, seepärast ma kogu aeg ootasin, et äkki tuleb veel keegi punases. Ma ei tea, miks ma neid ootan. Lissi on punase lipsuga, sellest peaks piisama mulle. Näete, Lissu tuleb punase lipsuga.
eile tulime metsa, mingi hetk ma ei mäleta, mis ajal me tulime, aga kas hommiku või õhtusel jahutuskäigul siis tulime tagasi, siis ühel lipsu ei olnud. Näete, see kotikene on siin, mis ma siia sidusin, keegi endale laita ei taha. See on küll täitsa puhas, täitsa kasutamata. Jaa, aga okei. Selles suhtes tahtsin siis ütelda, et infot saate sealt numbritkell.ee ja siis Fienta lehe pealt. Ja kes te siis uudiskirju saate täna, siis kui te ei ole huvitatud, siis võid kirjutada, tänan, seekord mitte. Ja võid ka mitte midagi kirjutada. Ja siis, kes sooviksid rääkida erinevatel teemadel, on vestlusõhtud selle jaoks. Selles kuus jääb ära see pühapäevane, mis ma alguses ütlesin, et on. Et aga tuleb siis maikuu viimane pühapäev, vestlusõhtu. Siis tulge sinna. Pilet on seal küll hästi selline maagiline, 18 panin sinna. Ja ma jätangi selle selliseks maagiliseks, seepärast, et ma nimetan seda Harry Potteri võlukepikeseks. See 18-ks. Samas tegelikult saab Harry Potteri võlukepikeseks nimetada ka 10, 22. Aga ma mõtlesin, et ma jätan nüüd 18. Ja soovitan sellepärast sinna tulla, et need salvestused selles suhtes ei tule järelkuulatavaks. Aga pakkuge välja, mis teemadel te tahate vestlusõhtuid. Sest praegu on mul pandud suhted rahaga ja teistega, aga teate, kes on käinud mu vestlusõhtustel, siis me räägime tegelikult sealt juba lõpuks nii palju teisi asju. Ja võt täna, kui sa tuled ka ametite osas, 2 tundi on umbes teooriat ja siis saad küsida igasuguseil teemal. Hea on, kui me jääksime sinna ametite ossa. Ja eile ka näiteks edukuse koodi osas seal paljud tahtsid teada veel lisasid oma lähedaste kohta, veel mingid näpunäiteid ja ma annan hea meelega kõike, mida tean, jagan. Ja salvestuse osa panen kuskil selles suhtes kinni, et päris sellised, see lõpuosa, kus on see tugevam vestluse osa, siis seda ma seal enam ei salvesta. Aga ma vaatan tunde pealt täiega. Ja ma salvestan selle osa, mis tundub, et on väga vajalik, teooria osa vähemalt. Ja et te saaksite seda kasutada. Ja vestlusõhtud tulevad selles suhtes erinevate teemadega, sest ma päevast päeva olen selle asja sees. Ma tean, et karma teemad hästi huvitavad inimesi. Eelmiste elude teemad huvitavad väga palju. Et siis kommenteeri siia alla, et mille sa tahaksid kuulda. Ja näiteks see ka, kui mul on pannud suhted teiste ja rahaga, siis nüüd mai viimane pühapäev. Ja kui sa näiteks sellepärast ei taha tulla, et see teema sind ei huvita, siis usu mind, need teemad lähevad nii huvitavaks. See on ka keskelt läbi 3 tundi. Tavaliselt on need nii huvitavad, et ma ise ootan juba nii põnevusega, et saaks teiega kokku. Okei. Kuidagi nii emotsionaalseks muutusin nende punaste inimeste pärast, ma ei tea miks. Ja, okei, ma lõpetan ära. Mul silmad kogu aeg otsivad neid inimesi, kuigi neid oli ainult 2 tegelikult, seal mingi kari inimesi ka punastes jooksis. Ma ükskord nägin, teate, ma elasin Helsingis, Voosaari oli selline koht. Ja siis ükskord läksin, ma ei mäleta, hommiku mingit asja poodi ostma, ka oli mingi kas pühapäeva hommiku vara. Ja teate, terve tee äär oli valgesse riietatud inimesi. Niimoodi jupi kaupa ja nad ei olnud bussijaamas üldse. Ja siis ma mõtlesin, kas ma nägin nüüd mingit kummitust või mingit asja. Ja siis kui ma poest tagasi tulin, neid ei olnud enam. Ja nad olid sellised nii naised, valgetes just, ja mehed. Aga ma mõtlesin pärast selle peale, loogiliselt on ju, sest neid oli palju. Ma arvan, et see oli mingi 3 kilomeetrit seda sõitu sinna poodi. Kuidas saab võimalik olla nii ühe kui teise tee ääres? Osad kõndisid, osad seisid. Nad lihtsalt läksid kuskil oma palveid tegema. Mul on selline tunne. Aga küll võttis natuke junni jahedaks, küll ma mõtlesin, mis asi see nagu oli. Äkki mingi kanal avanes mul. Ja siis ma muidugi läksin juba tuppa askeldama, nii et ma edasi ei tea, mis film sealt jätkus. Võt nii. Mega ilus. Mul käed tegelikult hakkasid nii külmetama juba metsas. Aga praegu on täitsa okidokki. Ilus päev on tulemas. Nii et kohtume õhtul ametit, kuidas nüüd arvutada.
mida need tähendavad, kuidas neid elude numbriga ühildada. Ja info on siis numbritekeel.ee FI endast. Ja nii ongi. Tšauki!